Tervist! Kui sa jälgid tervisevaldkonna uudiseid ja tegelikult isegi siis, kui sa seda teadlikult eriti ei tee, oled sa ilmselt tähele pannud, et viimastel aastatel on välja tulnud hulganisti teadusuuringuid, mille tulemuste kohaselt alandab taimse valgu tarbimine erinevaid terviseriske ja vähendab enneaegse surma tõenäosust, samas kui loomse valgu tarvitamine neid terviseplusse ei too ja võib antud tüüpi uuringute kohaselt su koguni varem hauda viia. No selle info valguses võib jääda mulje, et me peaksime kõik kohe hakkama taimetoitlasteks ja see viiks meie pensionikassa kiires korras pankrotti, sest me elaksime kõik kenasti vähemalt 500 aasta vanuseks. Kas siis taimne valk on tõepoolest loomsest valgust parem? Esmalt vaatame üle, mida ütlevad teadusuuringud antud teema kohta. Näiteks selles metaanalüüsis, mis hõlmas 31 varasemat teadusuuringut, leiti, et taimse valgu suurem tarbimine on tõepoolest seotud vähenenud enneaegse surmariskiga ja kui asendada menüüs loomne valk taimse valguga, võib eeldada, et see pikendab ka su prognoositavat eluiga. Õigupoolest võiks siinkohal välja tuua veel päris mitmeid mahukaid metaanalüüse, aga ma hoian meie mõlema aega kokku, sest nende kõigi tulemused on tegelikult sarnased. Asi peaks olema justkui selge ja me peaksime justkui kõik otsustama veganluse kasuks, aga ma soovitan siiski sellega natukene oodata, sest kõik ei ole sugugi nii lihtne, kui esmapilgul paistab. Üks probleem on selles, et taolistes uuringutes viiakse kokku inimeste terviseandmed, mis on tavaliselt üsna adekvaatsed, nende eneste poolt antud infoga selle kohta, mida nad söövad ja milline on laiemalt nende tervisekäitumine, mis ei ole tihtipeale väga adekvaatne info. Ja pole harv juhus, kus andmeid toitumise ja tervisekäitumise kohta küsitakse vaid kord või 2 näiteks 10 aasta jooksul, mistõttu on väga keeruline arvata, et need andmed kogu selle perioodi kohta oleksid täpsed isegi siis, kui me eeldame, et info, mida inimesed jagavad, on tõene. Ja tavaliselt meil selles viimases, nagu ma juba vihjasin, on natukene põhjust kahelda, mistõttu ei ole selliste uuringute näol tegemist täppisteadusega. Ja sugugi mitte kõigis sellistes uuringutes ei ole piisavalt täpselt arvesse võetud võimalikke kaasmõjureid. Näiteks teame me, et ülekaalulisus ja eriti rasvumine tõstab oluliselt terviseriske ja põhjuste üles surmariski. Ja taimetoitlastel ja veganitel on üldiselt keskmiselt võrreldes kõige sööjatega madalam kehakaal, mida seletab peamiselt see, et taimetoidus on sama taldrikutäie kohta reeglina vähem kaloreid ja taimetoitlased ka tarvitavad seega vähem kaloreid. Antud juhul tuleneb positiivne tervisemõju ennekõike kehakaalu langusest, mitte ka sellest, et sa tarvitad loomse valgu asemel taimset valku. Lisaks on teada, et kõige sööjad kipuvad keskmisest sagedamini sööma liigses koguses magusat ja tarvitavad enam alkoholi ning taimetoitlased või veganid, andke andeks, ma panen nad kõik siin samasse patta, võite mind brokoliga loopida, kui kergem hakkab, kipuvad olema suurema tõenäosusega naised ja me teame, et naistel on mitmed terviseriskid madalamad ja nad elavad meestest kauem ning ühtlasi nad ka suitsetavad harvemini kui kõige sööjad ja nad on keskmisest sagedamini kõrgharidusega, mida seostatakse parema tervisekäitumisega. Seega, kui igapäevases toidus peamiselt taimset valku ja peamiselt loomset valku tarvitavate inimeste tervisenäitajaid jälgivates uuringutes ei ole kõiki neid asjaolusid piinliku täpsusega arvesse võetud, siis ei tulene peamiselt loomset valku tarvitavate inimeste suuremad terviseriskid ja madalam prognoositav eluiga vähemalt peamiselt mitte sellest, et loomne valk ise oleks mingil põhjusel halvem, vaid sellest, et peamiselt loomset valku tarbivad inimesed on suurema tõenäosusega ülekaalulised, halva tervisekäitumisega meesterahvad. Kas see tähendab, et kui sa ei suitseta, ei tarvita alkoholi ja hoiad oma kehakaalu kontrolli all ja käitud ka muidu nagu tüüpiline, ütleme ausalt, stereotüüpne kõrgharitud naisterahvas, isegi siis, kui sa tegelikult oled 3 klassi haridusega meesterahvas Kapa-Kohilast, et siis sa võid rahumeeli tarvitada toiduks ainult liha ja eeldad, et su tervis on korras ja su prognoositav eluiga on üle keskmise. Tegelikult ei saa ja ma seletan sulle miks. Asi on selles,
et toidus, nii loomset päritolu toidus kui ka eriti taimses toidus, on lisaks valgule ja teistele makrotoitainetele ka hulganisti erinevaid mikrotoitaineid ja erinevaid looduslikke ühendeid, mis meie tervist mõjutavad. Näiteks puuduvad lihas täielikult kiudained, mille tarbimist seostatakse paljudes väga heades teadusuuringutes keskmisest parema tervise ja pikema elueaga. Kusjuures me saame jälgida selget seost, et mida rohkem sa toiduga kiudaineid tarbid, seda tervem oled ja seda pikemalt sa elad. Lisaks ei ole lihas sisuliselt üldse polüfenoole, mis kujutavad enesest taimseid ühendeid, millel on samuti paljude heal tasemel teadusuuringute kohaselt olemas oluline positiivne tervisemõju. No ja kolmandaks, mis on juba selline klassika, mida kõik tegelikult teavad, loomses ja taimses toidus on ülekaalus erinevat tüüpi, ehk siis ühelt poolt küllastunud ja teiselt poolt küllastumata rasvad, mistõttu nende tervisemõju on suuresti erinev. Ma olen oma varasemates videotes avaldanud kahtlust, kas ikka peab igas vanuses ja iga kehamassi indeksi ja tervisenäitajatega inimestel LDL kolesterooli miinimumi viima. Aga tõsiasi on see, et kõrge LDL kolesterooli tase on eriti keskealistel ülekaalulistel meestel väga suur riskifaktor ja seda me ei saa eirata. No, nüüd tundub jälle sedamoodi, et kisub selle poole, et ikkagi peaks eelistama taimset toitu ja loomse toidu võiks täiesti kõrvale jätta, eks ole. Aga oota veel, siin on veel paar väga olulist asjaolu, mis tervikpilti muudavad ja nende mõistmiseks peame me korraks valkude juurde tagasi tulema. Enne seda ma lihtsalt mainin ära, et taimses toidus esineb teatud mikrotoitaineid väga väikeses koguses. Ja selleks, et saada toiduga näiteks adekvaatne kogus vitamiini B12 ja ka näiteks selliseid kõrget elukvaliteeti tagavaid ühendeid nagu kreatiin, tauriin ja karnosiin, peab sööma ka loomset toitu või siis tarvitama toidulisandeid. Aga läheme nüüd valkude juurde. Kui me tarvitame toiduks valku, siis tegelikult ei huvita meid tervise ja tegelikult ka kogu elutegevuse tagamiseks mitte niivõrd valk ise ja selle päritolu, vaid see, kui palju toidus sisalduvast valgust me kätte saame ja millises koguses sisaldub valgus meile olulisi aminohappeid. Ja me teame tänapäeval väga hästi, et loomsel valgul on parem biokättesaadavus ja seal on reeglina ka olemas sobivas koguses kõik asendamatud aminohapped, mida me väga paljude taimsete valkude kohta tegelikult ei saa väita. Ma avaldasin nädala eest video, milles ma tutvustasin teadusuuringut, mis näitab selgelt ja veenvalt, et ainult taimset valku tarbides võib sul väga kergesti tekkida olukord, kus sa enese arvates tarvitad valku piisavas koguses, aga tegelikult ei omasta sinu organism seda piisavalt efektiivselt ja ka ei tõsta see piisavalt su organismi aminohappete taset ja sellel on kokkuvõttes negatiivne mõju sinu tervisenäitajatele. Kusjuures, kui me räägime valgu defitsiidist, siis ei tähenda see ainult seda, et su lihased kahanevad olematuks, mis on iseenesest juba väga suur terviserisk ja kahandab su elukvaliteeti eriti kõrgemas vanuses tohutult. Vaid meil on ka põhjus teaduslikult väita, et taimetoitlastel on ja seda vähemalt osaliselt kehvema valgu tarbimise ja omastamise tõttu keskmisest oluliselt enam probleeme luu tervisega. Ehk siis nende luud on hõredamad, kehvema mineraalainete sisaldusega ja murduvad seetõttu kergemini. Ma võiksin ümber selle palava pudru tegelikult veel päris pikalt tantsida ja visata siia ekraanile kümnete kaupa teadusuuringuid, aga tegelikult me saame nüüd ju selle teema kenasti kokku võtta ja vastata küsimusele, kas taimne valk on looduslikust valgust tõepoolest tervislikum. Ja vastus on loomulikult mitte, kuna see, kas sinu poolt tarbitav valk pärineb loomast või taimest, ei mängi su tervisenäitajate osas iseenesest ja eraldi võetuna mitte mingisugust rolli. Pigem on meil põhjust eelistada loomset valku, sest sellel on parem aminohappe profiil ja me omastame seda paremini. Ja kogu selle info valguses, mis ma sulle täna rääkisin, on selge see,
et kui sa tahad olla terve ja elada kaua, siis toitu täisväärtuslikult, söö liha, kala, puuvilja, köögivilja ja juurvilja. No ära söö ennast paksuks ja ära muretse ja tõmble iga uuringu või uudise peale, mis soovitab sul mõnda valguallikat või toiduainet mitte tarvitada. Valku võiksid sa tarvitada päevas 1,3 kuni 1,5 grammi iga oma kehakaalu kilo kohta. Ja kust see pärineb, polegi tegelikult nii tähtis, aga pea lihtsalt meeles, et taimse valgu puhul pead tõenäoliselt ja eriti siis, kui sa oled juba 65+ vanuses, sihtima ülespoole või isegi ülemise piiri. Ja ma soovitan kaaluda valgupulbri kasutamist, sest see on kõige lihtsam viis tagada, et sa saad vajaliku päevase valgukoguse kätte. Ja mis tegelikult veel kõige tähtsam, ära unusta, et tervislik toitumine on ainult pool võrrandist. Vähemalt sama tähtis on see, et sa oled füüsiliselt aktiivne ja teed regulaarselt nii aeroobset kui ka lihastreeningut. Jõusaalis näeme!